Oota, löön või? Löön või? Käib või? Käib või? Jah, käib. Mina arvan, et mina olen seda tööd teinud nüüd mingi 7 või 6 aastat ja ma hakkan aru saama, mis ma tegema pean. Et minu töö on ikkagi see, et teha režissööri eest ära võimalikult palju nii-öelda olmelist tööd, tehnilist tööd, et tema saaks nagu keskenduda lavastamisele. Ta on selline loominguline selles mõttes, mis puudutab inimsuhteid. Tegelikult sa pead teadma, ütleme väga täpselt kõikide osakondade tööd, kuidas nad töötavad, kui kaua neil mingid asjad aega võtavad, mis neil on lihtsam teha, mis neil on keerulisem teha. Ma võtan ette režissööri ja operaatori, me istume nendega maha ja joonistame selle paberi peal valmis. Et kus miski on, see on tuntud koeratöö. Et sellest hetkest, kui selle süst tegi, siis ma lihtsalt lugesin minuteid ja sekundeid. Kus oli ka hästi palju laskmist ja lahinguid ja sellised asja, relvi ja plahvatusi. Et kõik need toredad mõtted, mis kunagi unes või magades või siis nagu kuskil õlleklaasi taga on tulnud, et tuleks ikkagi nagu dokumenteerida selleks hetkeks, kui tuleks nagu võtteplatsile. Ütleme, et kui kaks inimest räägivad ühes toas, siis selle tegemine ei ole eriline nagu väljakutse. Joo. Jah, saab püssiga ringi joosta. Kuigi muidu nagu see mind nagu ei huvitaks, aga kui see on nagu kinos, siis see mind nagu huvitab. Aga mis ma ennem rääkisin, ongi see põhjus, miks AD on hea loom, nagu kass, eks ole. See on raske ja parem mõelda välja plaan ja hoida sellest plaanist kinni.